Tere, head vaatajad, vaatama taas tagasi saadet Raudsaare dialoogid ja meil on nüüd tekkimas pisikene minisari Postimehe headest kaastöölistest. Kui meil oli eelmine saade Jüri Kotšinev, siis mul on äärmiselt hea meel täna tervitada Ivan Makarovit. Tere! Tere! Ma ei hakanud isegi tiitleid ütlema praegu, aga ma ütlen seda nüüd, et Postimehe arvamusliider 2019 publitsist, kuna Ivan on kirjutanud mitmeid raamatuid, meie hea kolumnist ja ka muusik, mis ei ole sugugi mitte vähetähtis selles kontekstis. Aga alustame sellest, et Ivan on Postimehe kolumnist ja väga loetav kolumnist ja samas ka küllaltki terav, selline ühiskonna kriitiline närv on sul olemas ja see inimestele meeldib. Minu käest on küsitud täiesti otsekoheselt ütlen, kuidas ta küll julgeb? Ma nüüd küsin edasi. Kust see julgus tuleb? See julgus tuleb sellest, et kunagi Lenin vist ütles, et proletaarlasel pole kaotada mitte midagi, ainult oma kettid. Ahelad. Ja samamoodi, et ma olen üldiselt oma ühiskondlikus elus ja töökarjääris olen üldiselt päris paljudest asjadest ilma jäänud. Ilmselt ka iseloomu tõttu, mitte sellepärast, et oleksin laisk või saaks asjale pihta. Aga nüüd on selline hetk, et näiteks sina või Postimees võtate enda peale palju suurema riski, kui avaldate mind, kui mina. Miks? Sellepärast, et nemad minuga ei saa mitte midagi teha. Absoluutselt, sest minul on oma portaalike. Meediavalvur. Meediavalvur, jah. Ma ise maksan seda selle eest. See on selline asi, mida minult ära võtta ei saa. Ei, ma väga ei karda, sellepärast ma olen küll mõelnud, et kuna Postimees pannakse sekvestri alla nagu 30ndatel aastatel see asi juhtus, aga paistab, et see asi ikka Euroopa Liidus jätaks nagu väga halva mulje Eestis toimuvast, aga kui ei oleks Postimeest, ma küll tunneksin ennast nagu sisepagulane ausalt öeldes, aga see on omaette teema. Nii et see on koht, kus saab asjadest rääkida, neid välja öelda ja nüüd seda ju ka sina teed oma kolumnides, aga üksi teravusest on vähe. On vaja ka sellist faktiteadmist, sõnaseadmisoskust, üleüldist intelligentsust, aga ikkagi ma ütleksin niisugust haaret. Ja seda viimast on. Seda just nimelt, ma olen seda märganud ja seda on ka mitmed lugejad öelnud, et alati on nauditav lugeda, isegi kui ma ei pruugi nõustuda, ma ei räägi endast, ma räägin hüpoteetilisest lugejast, kui ma ei pruugi nõustuda ühe või teise asjaga, mida Ivan kirjutab, siis ikkagi ma õpin midagi tema lugudest. Ja ma ise mõtlesin, enne kui ma küsin, ma muidugi küsin ka, miks see nii on, aga mul endal on hüpoteetiline vastus, et see on põhjus ikkagi lastetoas. Lastetoas kindlasti, sest mu vanemad on olnud ikka filosoofid, päris tuntud Eestis. Aleksandr Gorjatšova ja Mihhail Makarov. Jaa, kusjuures mu ema oli esimene Eesti naisfilosoofia doktor Eesti ajaloos. Just. See fakt on isegi meedias ära märkinud. Aga see oli vägagi keeruline aeg jällegi, sellepärast, et ega filosoofiaga oli ka niimoodi, et Vana-Kreeka, ütleme, see periood ja seal sofistid ja nii edasi, see võis olla okei võimude jaoks. Aga siis tuli ju see marksistlik filosoofia sinna otsa, mis oli öelda see pealisehitus. Seda küll, jah, et minu isa ju ka tegeles selle, mis oli dialektiline materialism. Just, dialektiline materialism. Ja, aga minu ema kaitses väitekirja sotsiaalse psühholoogia vallas. Nii et seal andis ikka natuke... Aga see oli isegi, ma arvan, täiesti uus ala tollel ajal, sellepärast, et ta oli küllalt värske ja ütleme selline, mõeldes sellele, mis Vooglaiuga tehti, ma mõtlen Ülo Vooglaidu seal sotsioloogia laboris, see oli ikkagi taunitav niisugune nagu ühiskonna peenmehaanika uurimine nõukogude ajal. Jah, ma ütlen nii, et nemad olid ju omavahel head tuttavad, minu isa, minu ema ja härra Ülo Vooglaid. Ja siis ma mäletan väga hästi seda Tartu Ülikooli linnakut. See oli Tähtvere pargi kandis, seal paar maja Tähtvere pargi poole elas Paul Aariste. Temast üle tänava elas Jaan Rebanega, filosoof.
tema vend Karl Rebane, kes oli akadeemik, tema käis seal kogu aeg, me käisime koos kalal absoluutselt Peipsi järvel ja Oomedu jõel. Nad võtsid mind kaasa alati. Ma olin täiesti selline tattnokk. Midagi paremat ei saaks ollagi, kui tundlikus eas käia selliste meestega kalal, kuna see jääb külge, mida räägitakse. Ja ma ei räägi siin akadeemilisest tarkusest või faktiteadmisest, aga teatud isiksusest, suuresti isiksusest läbi filtreeritud eluhoiak ja selline tarkus, see jääb külge. Väike detail, et siis Jaan Rebane viis kogu seltskonna sinna Peipsi järvele oma Volgaga. See oli nii uhke tunne ja ükskord seal teel sinna Peipsi järve äärde mingisugune selline nagu väike nagu lennuvälja moodi, et see tee läks laiemaks, ma oli siis väike. Ja siis ma mäletan, spidomeeter oli natuke pool läbipaistev ja ta näitas 140. Ja mida ta pärast tegi? Ta müüs selle Volga maha ja oli õudselt uhke. Ta ostis Moskvitši. Moskvitš 412 oli. No kui praegu võrrelda, eks ju, ta müüs maha rariteedi, ostis panni. Aga tollal see oli, Moskvitš oli väga uudne. No see oli uudne. See oli moodne. Ja see oli midagi teistsugust. Aga tuleme selle lastetoa juurde tagasi siis, et vanemad saatsid sind maale. Ja jällegi maale minek on ka minemine juurte juurde, arhetüüpsete asjade juurde, mis igal juhul tuleb kasuks. Igal juhul ja siis tuli nii välja, et nemad saatsid mind nagu Eesti juurde. Et kuigi isa on mul põline Eesti elanik, ta on Narva poiss, aga ema on Leningradist. Ja siis saadeti Eesti tallu, aga mitte lihtsalt ei saadetud, aga ikka vanemad tulid ikka kaasa. Siis oli nii, et me olime juba mõne aja pärast juba nagu pereliikmed. Isa kogu aeg aitas neid heinateol ja tegi seal imetegusid. Ei no, see on selge, et vaimset pingutust on väga hea tasakaalustada füüsilisega. Aga nad ei oleks pidanud seda tegema. Milleks? Sellepärast ma nüüd natuke provotseerin, aga et oli ju selline pärismaalaste värk, et see on ju väljasurev asi, et küll tuleb see nõukogude inimene ja asendab kõik. Ja, aga vot asi on selles, et minu emal ja isal oli omakorda oma lastetuba. Ja sealt on nende, tegelikult tänu nendele kogu minu perekond on praegu seotud rohkem isegi maa kui linnaga. No me oleme linna inimesed, Lasnamäe inimesed, meil on korter, aga üritame võimalikult rohkem viibida maal. Seda sama teeb poeg ja tema perekond üldse kolis maale. Sest no nemad elasid ju, kuidas ette Raadiku tänaval. Selles sotsiaalmajas see perekond. Et heina tegemine ja lehma lüpsmine, see oli selline asi, mis siis oli käpas? Jah, lehma lüpsta ma ei saanud. Teatud asju ma oma elus ei suuda teha. Ma ükskord olen proovinud. Mis siis sai? No natuke isegi, aga siis perenand, hea küll, Vanja. Jätame looma rahule. Ja. Aga kas sealt pärineb sinu väga hea eesti keel? Ütleme nii, et ta on poolenisti sealt, aga siis minu eesti keel ei olnud veel võib-olla piisavalt hea, sest näiteks eesti keele õpetaja. Ma õppisin koolis, mis on olnud, ta on siuke kummaline kool, et ajaloo üürikutest temast eriti midagi ei leiagi. See asus, siis oli Oskar Lutsu tänav Tartus, see oli 8-klassiline vene kool. Alguses oli vist number 6, pärast oli number 13. See oli mingi eestlastelt konfiskeeritud maja ja siis esimesel keldrikorrusel oli söökla, esimesel korrusel olid klassid ja vist teisel korrusel olid klassid, aga siis järgmisel korrusel olid elanikud. Kes elasid majas? Kes elasid majas. Ja kui kool võttis osa majast ainult. Ja, et kui kujutada nüüd ette, et on see vahetund, 15 minutit vist oli. Toona oli. Ja all on söökla, kui oli see kooli lõuna, klassi uksed
avanesid ja kogu see mass karjuvaid lapsi jooksis mööda treppe alla sinna keldrisse kiiresti söökla järjekorda. See oli selline lärm, ma ei tea, kuidas see maja üldse ümber läinud. Aga inimesed elasid seal üleval ja ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks kurtnud. Ja, aga sinu keel ei ole mitte lihtsalt hea eesti keel, vaid see on nüansirikas. See on muidugi, mul alguses oli see Lõuna-Eesti murrak natuke juures, sest need vanad õekesed, kelle talu see oli, see Haavistiku talu. Hiljuti on ilmunud üks raamat Illi küla. Ma soovitan, kui kusagil raamatukogus on, siis on ka sellest talus seal juttu ja siis nemad ikka rääkisid nii mitte hea laps, vaid hea laits. Ja just Lõuna-Eesti keel, Tartu murre siis. Ja. Või see oli päris kus külas see oli? See oli Illi küla ja siis Haavistiku talu. Aha. Aga kuhu maakonda see jääb? Minu arust on Tartu maakond. No, siis see on ikkagi Elva lähedal, Illi küla. Ja, see on... Seda kanti tean ma väga hästi. Seda Elvast 2 kilomeetrit umbes nii. Võt. Seda kanti tean ma väga hästi. Seal oli limonaadi tehas, vana limonaadi tehas. Ja muidugi. Ma mäletan, kui isa ikka sundis peale neid matkamisi ja siis te käisite Umbjärvede ääres kindlasti. Umbjärve juures ja seal oli mingis vana parv, mina sõitsin kohe keskele, seal ma püüdsin. Mõlemas Umbjärves olid väga palju neid väga väikseid ahvenaid. Ma ei tea, kas nad suureks üldse kasvasidki, neid oli nii palju ja siis seal aga teises Umbjärves seal oli 2. Ühes ma püüdsin ahvenaid väikseid, aga teises, kui tulin sinna üksi poisikesena, kell 5 hommikul, kõik veel vesi auras ja kõik, kui viskasin sisse, siis tuli siuke peaaegu kilone hõbekoger. Siis teine ja siis kõik rohkem ei saanud. No aga ikkagi, see on võimas. See on võimas elu, kogemus. Ja vot sealt see keel, aga hiljem ma hakkasin lävima rohkem sellise inimesega nagu Urmas Alender. Saime sõpradeks ja tema mind kogu aeg õpetas. Ivan, sa ütled praegu valesti, ütle nii, häälda nii, siis kui näiteks Eesti raadios olid selles teises stuudios lugude salvestamised, siis mind kogu aeg keelt pani paika Mati Brauer, legendaarne helirežissöör, kes oli paljude Eesti rockbändide sünni juures. Ja siis muidugi üks veel, kes mind õpetas kõvasti, oli Rudolf Rimmel, kes võttis mind ette. Mäletan tedagi. Ja väga ta võis olla küllaltki karm muidugi mõnikord. See oli fantastiline. Ja tema väljendid, miks te nii kirjutate? Seda mulle tsiteeriti ja öeldi, et olete vaatlik, aga minu suhtes oli natuke leebem, sest ta teadis, kellega on tegemist ja temale vist väga imponeeris, et vene noor kirjutab eesti keeles luulet. Ja ka see oli ikkagi hämmastav tonnases ajas ja vastuvoolu ujumine, et ma ei saa sellest kuidagi üle ega ümber, et ma saan aru, et selles peitus ka mingisugune võlu. See on nagu elada mitut elu korraga, kuna uus keel, kui sa seda keelt õpid, see avab sulle uusi inimesi, uusi olukordi, uusi situatsioone. Ja, absoluutselt. Aga samas ma pean ütlema, et mina olin selles mõttes õnnega koos. Me praegu ikka mitte kuidagi aru ei saa, miks teatud põlvkond venekeelseid inimesi, miks nad ei võta omaks, miks nad ei integreeru. Ma ütlen nii, ma õppisin selles 13. või 6. koolis, vene koolis. Meie lähedal mõnikümmend meetrit oli Eesti kool. Me ei näinud mitte ühtegi eestlast, mitte ühtegi eesti last. Meil oli suletud vene kool. Meie klassis olid ingerlased, olid ingerisoomlased, olid ukrainlased, olid sakslased, olid väga eestlasi oli, venestunud eestlasi. Ja mitte kunagi, ma õppisin seal 7,5 aastat, siis läksin Tallinnasse, kolisime. Mitte ühtegi korda me ei ole elusat Eesti õpilast näinud. Me käisime Eesti koolis, seal olid töökojad ja meil tööõpetuse tunnid toimusid seal.
meil oli vene tööõpetaja, aga me sisenesime sellesse Eesti kooli tagantukse kaudu. Tagantukse kaudu? Tagantukse kaudu. Seal oli see töökoda, me mitte ühtegi eestlast ei ole näinud. No nii, aga see on nüüd minevik ju, et kui praegust ajaga vaatame, siis ju tegelikult ei tohiks sellist eraldatust olla või? Ei, võt seal on need juured. Juured on seal loomulikult. Juured on seal. Kusjuures esimesed eestlased, keda meie vene, no reaalses elus võib olla, aga kui me käisime kampadega seal mööda Tartu linna, eks ju, no me ei olnud pätid. Lihtsalt vene poiste kambad, mitte kunagi ei ristunud eestlastega. See oli täiesti müstiline. See oli Tartu linnas. Ja esimesed eestlased, keda me nägime oma koolis, noored poisid, see oli mingisugune Eesti kooli popansambel. Ja meil oli mingisugune pidu oli selline vist päisepäeva ajal. Ja Eesti poisid hakkasid mängima mingisugust twisti või rock'n'rolli või ma ei mäleta täpselt. Ja kui äkki meie need suured, kes mitu korda ühes klassis kordusõppusele jäänud, kui äkki hüppasid, kui hakkasid seal tüdrukutega mingisuguse liigutusi tegema selliseid nagu peaaegu seksuaalseid, selline õpetajad oli paanikas. Nad olid näost kaamed täiesti ja pärast muidugi öeldi, et mitte kunagi, mitte ükski Eesti ansambel meie kooli lävepakku ei talla. Ei no mitte ilma asjata polnud beatmuusika ju lääne moraalse allakäigu sümbol Nõukogude Liidus. Kuigi üks hetk Krugasoor andis välja ühe plaadi paari looga. Ja midagi ilmus veel, aga üldiselt ega Beatled ju ja kogu seda popmuusikat väga ei soositud Nõukogude Liidus. 70. aastate alguses, päris alguses, ma siis õppisin paar aastat Moskvas, siis hakkasid poodides ilmuma plaadid. Meloodia lasi nad välja, need olid kindlasti piraatplaadid. Need olid varastatud plaadid muidugi. Ja sellised minioonid, 33 pööret minutis ja seal peal oli nagu mäletan praegu vokaalno-instrumentaalne ansambli Mira, когда я умру, борьба, Mary Long ja veel midagi. Ei olnud isegi nimesid, et see on Deep Purple või Beatles, mitte midagi, ainult lood. No nii, aga tuli. Ja siis oli muidugi see, et Nõukogude Liitu lubati ju sisse sotsmaade ansambleid. Need, mis olid Jugoslaaviast tulnud, see oli jube, aga no ikkagi tarri. Aga see, mis vahel lubati Ungarist, see oli ikka, ma olen olnud tudengina Leningradis siis veel, seal oli suur jubileini kontsertisaal, kolossaalne. Ja seal esines Ungari ansambel Gemini. Kusjuures ta on Ungari tolle aja ansamblites keskmine, Harju keskmine. Mõtlesin, et ma lähen hulluks. Nad tegid sellist rocki, nad tegid sellist soundi. See oli midagi täiesti, nagu ma ei tea. Midagi uut? Mitte lihtsalt uut, vaid šokeerivalt uut. Täitsa nagu võtad konna, viskad, ma ei tea, mee sisse. Ma lähen korraks selle tiigi juurde tagasi, kust sa selle suure kala välja tõmbasid, et me mainisime siin ka seda Moskvas õpitud paari aastat. Moskvas õppisid ju kalateadust. Jah. Kas see huvi kalade vastu tuligi sealt? Sealt absoluutselt. Maalt nendest kaladest, mis tiigist välja tõmmatud said? Absoluutselt. Väga hea. Sellepärast, et võiks ju eeldada niimoodi, et ei tohi tegelikult midagi eeldada, aga mitte midagi võtta iseenesest mõistetavana elus. Kuid sageli öeldakse, et see käbi on seal, kus on känd, et kui ikkagi vanemad on õpetlased ja filosoofid, et küllap siis ka pojast tuleb midagi sarnast. Aga mõnikord on hoopis vastupidi, et tahaks kuidagi teistmoodi oma rada minna. See oli taotluslik. Seda ma arvasin. Ja, sest minu vanemad eriti ei tahtnud, et ma ennast seon millegi sellega, millel on mingisugune ideoloogiline põhi all. Ja siis filosoofia oli ju ikkagi otseses sõltuvuses valitsevast ideoloogiast. Siis oli ka marksism, oli ka kohustuslik, Leninit tuli tsiteerida, Brežnevit tuli tsiteerida. Asi on selles, et teatud isegi reegel oli, ma mäletan, millest räägiti, et
mingis teaduslikus töös või mingi hulk pidi olema tsitaat. Mingi tsitaat pidi olema ja soovitavalt mingil ajal Leonid Brežnevist. Ja vanematel oli täiesti õigus. Nii kaua, kui ma tegelesin seal kaladega ja muude asjadega, minu elu kulges muretult. Nii kui mina midagi hakkasin arvama ideoloogiasse poliitikast, mul tulid sellised pahandused, et pärast mind isegi sõjaväkke ei võetud, kuna öeldi... Aga mis siis juhtus? Mis siis juhtus? Et kalad on ju täiesti apoliitilised, aga kuidas seal Moskvas siis kaladest sai selline... ideoloogiline olukord. Meil oli, seal oli, poisid rääkisid, ma elasin seal ühiselamus, et poisid rääkisid, et seal meil oli paar koputajat. Nad rääkisid, et üks oli Andreev, teine Krasnov. Nad väitsid, et nad täpselt ei tea, aga räägitakse, et on. Võt, ükskord tuli üks meie ühika tuppa, mängis natuke gitarri. Hakkas küsimusi küsima. Ja kusjuures, ei. Hakkas, kusjuures ta laulis veel, nagu ma mäletan praegu, et minu fantoom nagu kiire nagu kuul. Aha. Et tulistab need vietnamlasi, kes põõsastes kiljuvad nagu jänesed, aga nüüd ma sain pihta ja nüüd nad võtavad mind... Tõsiselt? Ei, nüüd nad võtavad mind kinni. Selline, no üldiselt väga Vene vastane, Nõukogude vastane, Vietnami vastane laul oli. Ja siis laulis ja siis hakkas igast kuradi poliitika juttu ajama ja mingit asja. Ja siis, et seal Moskvas on kohutavad mingis kuritegevus, mingisugused banded on ja siis ma kirjutasin oma õele, et ta pidi just Moskvasse tulema. Et ära tule siia, siin on kurat, jama, siin on olukord on ärev, et ja siis ma kirjutasin kuradi Brežnev, et tema selleni viis, et kui teda keegi maha koksaks, siis äkki saaks rahu. Vot. Ja siis see kiri, meil postkast oli ühika seina peal. Mina sinna panin. Järgmisel päeval on loengul paarsada tudengit, on süke amfiteaater, seal all lektor on. Järsku keegi seal all uksest nagu kutsub lektorit. Lektor tuleb tagasi ja küsis, kas Makarov on siin? On siin Makarov? Ma ütlesin, jaa, mina olen. Tulge palun alla. Ma läksin sinna, 2 noort meest. Võtavad, tulge minuga. Tulge meiega. Ma lähen, viidi mind dekanaati. See oli hoopis teine hoone. Viidi tuppa. Ma olen selles toas kuulnud, see oli mingisugune 4. või 6. osakond nimetati seda. Keegi tudengites ei olnud kindel isegi, et selline asi on, aga kõlakad käisid. Ja sinna pandi meid istuma. Ma istusin seal, mis toimub. Tõesti pöörane asi. Mõne aja pärast tuldi mulle järgi, viidi Mustasse Volgasse ja sõidutati, ma ei tea, 40 minutit. Sattusingi sinna KGB-sse. Seal oli juba... Kirja loeti. Seal juba oli uurija. Istus, tal olid vunsid nagu selle Maksim Gorkil ja pandi mulle koopia ette. Aga selles kirjas, minu kiri oli kõik fotografeeritud, kuidas nad tegid, ma ei mäleta täpselt, kuidas see koopia oli, aga see koht, kus oli Brežnev, see oli, nad nii kartsid seda ise, et see oli retušeeritud, täiesti retušeeritud. Ja. No siis ta mõnda aega mind seal praadis. Siis lõpuks sel päeval lasti mul minna. Siis tulid Moskvasse juba vanemad. Minu isa siis oli selles Leningradis ja tema pidi dekaaniks saama. Kõik juba vormistamisel oli kõik, see jäi kohe ära. Vot. Ja siis mind päästis ainult see, et mind päästis 2 asja. Miks ma kaduma ei läinud. Esimene oli see, et väga populaarne ajaleht Večernja Moskva, nagu ma mäletan, selle peatoimetaja oli keegi Indurski. Et see jõudis minust avaldada 2
artiklit, et seal Timirjazevi akadeemias õpib selline rahvavaenlane, kes on meie kõigi vaenlane, kõik see 2 suurt artiklit, et juba märgati, juba inimesed hakkasid tundma, mis tast edasi sai, nii et ei saanud, et mind kuhugi ära saata, nii et mind pärast keegi ei leiaks. Ja teine asi muidugi oli see, et mind päästis leksikon. Õigesti valitud sõna. Mina ütlesin, Хорошо бы Брежнева охреначили. Охреначить see on noorte slängi, siis tähendas metasse lüüa. Aga охреначить võib tõlgendada послать нахрен. See on hren on see on medarõigas, eks ju, послать нахрен, see on nagu saata pikalt, ütleme nii. See ei ole ropp väljend. Ja siis seda tõlgendust rõhutasid minu filosoofides vanemad, kes sinna tulid, nad ikka tuntud inimesed olid ja siis ma pääsesin. No jaa, aga see oli väga ebameeldiv ehmatus ja ilmselt see pani ka teatud pitseri kogu sellele värgile seal. Pani ja ma kohe tahtsin sealt ära minna, aga siis see rektor oli, seal olid ju veel 100 asja, kõigepealt õnneks ma ei ole kunagi komparteis olnud, kas või sellepärast, kõigepealt mind visati komsomolist välja sellel meie mingi alarühma, mingisugune väiksem rühm, see kursuse tasemel visati välja komsomolist. See oli pervične komsomolska organisatsia. Ja siis asi läks suure auditooriumi ette ja seal oli jälle mitusada inimest ja kõik hääletasid selle eest, selle poolt, et mind välja visatakse. Ainult üks küsis, ma tahan küsida, et miks sa seda tegid? Ma ütlesin, mures olin õe pärast, ei tahtnud, et ta Moskvas tuleb, et siin pidi jama olema. Ja siis hääletati üksmeelselt, ühehäälselt, aga üks oli erapooletu. Ja siis see esimees, kes seda viis välja mingi, see küsis, olete te ikka kindel, et te erapooletu olete? Jah, ma olen erapooletu. Üks inimene. See oli nagu Vysotski laulus, täitsa nagu Vysotski laulus, et Vysotski laulab, nagu ta oleks, tema lüüriline kangelane on mees, keda lastakse maha. Et tuli terve see komando maha laskma. Ja Vysotski laulab sellest, et kui helge oli tal hinge peal, siis kui ta suri, sest ta teadis täpselt, et üks nendest teda ei tulistanud. Täitsa, see muidugi ei ole võrreldavad asjad, aga samas jälle üks... Ma saan mõttest aru, jah. Et on inimesi, kes küsivad küsimusi ja nagu sa oled kirjutanud ka ühes tekstis hiljem alati leidus häid inimesi ka selles halvas süsteemis. Ja, on. Ja paistab, et neid on ikka igal pool, igal ajal. Alati on häid inimesi, kuigi nad ei pruugi välja paista. Aga kas tollel hetkel tuli siis ka see muusikahuvi seal Moskvas? Kuna see muusikahuvi tekkis? See muusikahuvi tekkiski umbes sel ajal, sest ma käisin seal ühikast kogu aeg passimas seal Arbatil, seal Kalinski prospekt, ma ei tea, kas ta on praegu Kalinski, see on päris Moskva südames seal uus ja seal oli firma Meloodia, firma pood Meloodia. No see oli põhifirma teisi. Ja mina seal käisin passimas, käisin ootamas need, millal need väiksed tulid. Moskvalased, õiged moskvalased juba ammu lindistasid makkidel, kus ma ükskord võtsin laenutusest makki. Ja siis minu hea sõber, lapsepõlve sõber veel selles, ta oli minu ema ja isa kolleegide poeg Jüri Ruus. Pärast temast sai päris tuntud teadlane, ta töötas mingis Kanada ülikoolidest ja ma ei tea, Wikipeedias leidub temast päris palju. Ja tema õppis Moskva ülikoolis ja mina käisin tal külas vahel. Tema seal ühikas oli uhkes, oli Stalini arhitektuuriga maja, meeletu kõrge, nagu torn ja päris ilus oli ja siis olen temalt isegi raha laenanud
ta oli eestlane, andis raha. Absoluutselt, kes räägib, et on ihned? Ei ole. Andis raha siis ja tema juures oli veel üks poiss, üks ukrainlane, kes ka seal õppis. Ja tema tegeles natuke plaadi äriga. Müüs neid lääne vinüüle. No siis teisi ei olnud, vinüülid olidki ainult. Ja siis ma ostsin tema käest Pink Floydi Wish You Were Here. Ta oli natuke juba liivaga natuke hõõrutud juba, aga see oli täielik müstika. Ja maksin 55 rubla. Päris palju. Minu stipendium oli 33,5 või midagi taolist. Ja siis mul Moskvas elasid sugulased, mingisugune nagu mitte päris lähisugulased, aga üks nendest oli taksojuht. Nende juures ma vahel peatusin ka ja siis, kui ta kuulis sellest, ma maksin 55, siis ta istume natuke, ma räägime. Jah, räägime. Ta oli taksojuht. Ta ütles, vaata, selleks, et teenida 55 rubla, mina pean takso kõigepealt ära lihvima, kõik need mõlgid sirgeks lööma, kõik ära pahteldama. Seal ma ei tea, mida 100 imet teha, ära kõik värvima. Et inimene istuks minu autos. Ja siis ma saan 55, aga võt, sa mõtle ikka, see on sinu vanemate raha, et 55 rubla. No ühelt poolt võib teda mõista elu kogenud inimese tarka õpetus, aga teisest küljest mõnikord selline kulutus, see ei olnud ju nagu pummeldamine, vaid see oli ikkagi väärt heliplaadi ostmine, mis oli rariteet tolles ajahetkes, mis avas uksed hoopis teise maailma. Avas. Ja pärast oli seal, kui ma 3. aastat ma juba õppisin juba Tartus. Ja. Ma sain ikka üle tulla Moskvast. Ja, alguses mind ei lastud, sest... EPAS, aga seal ei olnud sellist kalakasvatuse eriala, eks ole. Seal oli siis eraldi programm, tehti spetsiaalne programm. Ja hea sõnaga... Mart Enneveer, eks ole. Ja nimekaim. Sinu nimekaim. Hakkas seda juhendama. Ja siis ma fantastiliste inimestega sain kokku, et läksin lihtsalt Raekoja platsil oli selline, seal kus Rae apteek. Seal on teisel korrusel asus selline huvitav asutus nagu Läänemere kalamajanduse teadusliku uurimise instituudi Tallinna osakond, LKTUTO. Ja siis ma läksin sinna sisse, et mul oli vaja praktikale minna. Mind taheti saata, ei olnud nagu sellist kohta, taheti saata kuhugi. Sovhoosi? Ja, ma isegi ükskord olin Udeva sovhoosis. Seal praktika. No seal kalu ei olnud. Seal kalu ei olnud, seal olid ainult lehmad. Ja siis, aga tookord ma läksin ise seisvalt otsima ja äkki mingisugune energiline eestlane jookseb vastu, suure ninaga Olev Leino, selle direktor oli. Ütlesin talle, jah, vot just teid meil vaja on, tule sisse, eks ju, kõik vormistas momentaalselt ära. Järgmisel päeval vanem teadur Ilmar Sõrmus, kes oli juhuslikult kunagine minu isa õpilane, juba sundis mind lennukiga lendama Saaremaale. Ma ütlesin, miks lennukiga? Bussid ju käivad. Riik maksab. Teadus. Vot. Ja siis olingi seal Saaremaal kuid, istusin seal Kõiguste, väga kuulus koht. See on Laivjala lähedal. Aga ikkagi, miks ei saanud sinust kalateadlast? Meil ju neid kalateadlasi on siin olnud ja limnoloogiajaam on Eestis olemas ja võimalusi oleks olnud põhimõtteliselt. Ka üleliidulisi võimalusi tegelikult. Jah, aga muusika. Ega muusika võttis. Muusika. Et kõigepealt ma kirjutasin muusikast. Ma kirjutasin artikleid muusikast, popmuusikast ja üks oli väga skandaalne, mida tellis spetsiaalselt pöörduti isegi. Sovetska kultuuras oli üleliiduline ajaleht midagi rockist ja seal ma kahetsen. Ma seal ei olnud veel nii, kuidas öelda, niivõrd liberaalne konservatiiv. Mulle meeldis heavy, eks ju, hetero, ruja seal. Aga sellised nähtused nagu Anne Veski seal
ja Rock Hotel ja kõik mulle ei passi. Mina seal natuke tegin kriitikat, aga mina ei arvestanud ühe asjaga. Et mina olin ikka kahe kultuuri vahel. Ma ei saanud aru, et sovetska kultuurale kirjutamine on tegelikult reetmine. No oli, eestlaste seisukohalt oli ja ma olen sellega täiesti nõus. Kuigi ainuke asi, mis ma võin enda õigustuseks öelda, et mina olen üritanud need artikleid siin Eestis avaldada. Noorus ja noorte hääl saatsid üks teisele, seal üks oli Peep Kala, teine oli Hallar Lind vist. Ja siis nemad saatsid käsikirja, ütleme nii, et augustis ta oli ühes toimetuses, saati jälle noorte hääle toimetusele, siis sealt jälle saadeti noorusesse tagasi ja nii lihtsalt läks kõik hapuks. Seda lihtsustas see, et nad kõik olid ühes majas muidugi, ajakirjandusmajas. Ja siis no vot kirjutasin, aga selle eest ma olen kirjutanud näiteks Anne Veskist väga hästi ja Rujast väga hästi sellisesse legendaarsesse ajakirja nagu Melodie und Rhythmus. See oli Saksa demokraatlikus vabariigis, oli posteritega värviline ajakiri, kus kirjutati rockist, mitte ainult saksa rockist, vaid üldse maailma. Ja mina saatsin nendele artikli ja fotod ja nemad avaldasid. Esimene tuli Rujast, eks ju. Anne Veskist tuli natuke väiksem. See oli esimene kord elus ja viimane, kui ma sain isegi mingisugused tšekid, mis oli nagu peaaegu valuuta. Nad olid nii korrektsed, nad saatsid kõik fotod pärast tagasi. See oli ulmeline. No sakslased. Saksa korrektsus. Ja. Aga siin ma näen juba sellist loogilist rida, et Mind hakati sõimama, et kes sa siuke oled, sa ise ei ole muusik, eks ju. Ei ole mitte keegi, kirjutasid muusikust, kritiseerid, teed targaks. Nagu ütles kusagil, Ott Arder oli minu suhtes väga sõbralik. Vanja. Aga pärast ükskord ajalehes keegi Ivan Makaron siin üritab muusikas kirjutada. Vot, kes ta siuke on. Ja siis ei jäänud midagi üle. Pöördusin Igor Karsniki poole. Mitte selle pärast, et midagi tõestada, aga Ruja, eks ju, läks laiali. Siis oli see Pink Floydi plaat, mis ma ostsin, nagu sa õigesti ütlesid, Moskvas ja kõik. Ja tegimegi Pink Floydi laadset muusikat. Salvestasin ära. Eesti raadios alguses lükati kõik tagasi. Siis saatsin Moskvasse. No viisin ise Moskvasse suure lindirulli, et võib-olla meloodiasse, et võib-olla valitakse siin. Mõne aja pärast helistab Moskva ajakirjanik Igor Zaitsev, see oli APN-is, ka roki ajakirjanik. Ütles, no mõnel ikka veab. Sa tead, et sul tehakse 2 LP-plaati. Kuidas 2 LP-plaati? Ühel ei mahtunud ära? Jah, 2 LP-plaati, mõlemad ilmusid. Mina lendasin selle esimesele järgi Taškenti, kuigi ma õudselt kartsin lennukeid. Lendasin Taškenti 3 vahemaandumisega, mingisugune õudsa lennukiga, mingi Tu-104A või oli mingi kohutav lennuk oli. Jõudsin sinna kohale ja sain plaadid. Ja siin ongi see loogiline rida, et edasi tuli muusika ja sealt edasi juba ajakirjaniku töö, muusikaajakirjaniku töö. Siis kõigepealt oli Õhtuleht. Õhtuleht, sinna ma läksin kuulutuse peale. Seal oli, ma olin töötu ja siis seal oli mingi kuulutus, et Õhtuleht vajab tõlki. Et vene keelde tõlkida. Miks mitte läksin sinna kohale, seal hakati vaagima, aga siis mööda jalutas selle venekeelse, selle Večerni Tallinna peatoimetaja Stanislav Davõdov, Poola juurtega vene intelligent. Keda te siin vaatate? Mis sul on Ivan Makarov? Ivan Makarov? Berem! Ta teadis? Jah, kohe võttis tööle, momentaalselt vormistas ära. No, aga edasi tuli raadio ja see oli muidugi täiesti legendaarne aeg ja legendaarsed inimesed, kes seal töötasid.
Tõnis Erilaid, Helgi Erilaid, Vello Mikk, siis muidugi Valter Oja-Kääru poeg. See on absoluutselt omaette saade. Me ei jõua seda kahjuks enam praegu käsitleda. Hillar Nahkman. Ja muidugi. Kõik need hääled on tuttavad mullegi ja muidugi see õhtune vöönd ja öine vöönd. Tiit Karuks. Ja muidugi, kus lasti igasugust muusikat, mida päevasel ajal lasta ei saanud. Ja Led Zeppelini. Just. Jessi. Aga kui me nüüd kogu selle jutuajamise kokku võtame, üks küsimus, mida ma tahan veel nüüd lõpetuseks küsida, me rääkisime headest inimestest. Ja ma näen, et kogu selles vestluses, mida me pidasime, on need head inimesed hästi tähtsal kohal. Alati igasuguses jamas ikka üks hea inimene kusagilt ilmus välja. Praeguse aja Venemaal, kus on need head inimesed? On olemas selline, ma ei tea, kõnekäänd või mingi stamp või mingisugune rutiin nagu, et ega kõik need halvad ei ole. Kindlasti ei ole. Kindlasti mitte. Kindlasti ei ole, aga kas meil on sellest kergem, et seal on väidetavasti häid inimesi? Kas ukrainlastel on kergem? Et Venemaal on väidetavalt ka häid inimesi. Kindlasti neid on. Aga kas see kuidagi kergendab nagu nende laste saatust, kes on röövitud peredelt? Aga miks need inimesed ei tule esile või nad ei saa tulla esile või nad ei julge võtta? Ma räägingi, et nad on olemas, aga nad vegeteerivad seal kusagil selle all. Sest ma saan aru, et ühelt poolt on aru saadav, et seal on praegu repressioonid kohutavad. Et seal on selle mingisuguse vale asja laikimise ees saab aastaid. Et praegu on istuma pandud ka 15-aastane poisike mingi ja sellised. See on kohutav, mis toimub. Nad kõik kaebavad teise peale. No see on stalinliku ühiskonna tagasi tuleb. Ma saan aru, et nad kõik kardavad, aga samas ma ei tea. 4. aasta juba läheb seda tapetakse, iga päev pommitatakse. Vot me vahel ütleme, oi, seal mingi Al-Qaeda kusagil mingis pani midagi plahvatama mingis Euroopa linnas või kusagil Ameerikas seal 2 inimest said surma või vigastada või midagi. Iga jumala päev mitusada sellist plahvatust Ukraina linnades, koolid, haiglad, teatrid, iga päev kohutav terror ja mitte ühtegi 3,5 aasta jooksul, mitte ühtegi protestiaktsiooni, mitte ühtegi. No see räägib midagi rahva kohta ka. Et võib-olla asi on selles, et see rahvas on tõesti, ma mäletan, kuidas lõppes see Gorbatšovi Jeltsini aeg selline sula ja kui hakkas jälle see šovinistlik propaganda. See oli kohutav. Alguses ma mõtlesin, see oli Žirinovski oli ju esimene, kes tegelikult ütles, viskame pommid Tbilisi peale ja seal, mis need eestlased seal, ta nagu võeti klounina. Aga see kuri kloun võttis ohjad enda kätte nüüd. Et Žirinovskit enam ei ole, tegi endale, ma ei tea, 8 koroonasüsti ja suri ära. Aga tegelikult sellest tema naljas, sellest teatraalsusest sai praegune tegelikkus. Nad röögivad seda iga päev. Iga päev ma ei vaata seda Venemaa televisiooni, sest selleks peab olema ikka mingisugune eriline sättumus. Närvisüsteem. Aga ma saan aru, et sellest kõigest nüüd sa ka kirjutad meile nii järgmises kolumnis kui järgnevates lugudes hoiame pilku peal sellel, mis Venemaal toimub ja loomulikult oleme ka tähelepanelikud selle suhtes, mis meil toimub, meie ühiskonnas toimub. Ja ma tahaksin võib-olla öelda seda, et kui headest inimest rääkida. Et kui aga vaadata... tõesti, me peame lõpetama varsti. Et kui uskuda kõike seda, mida enamasti meedias räägitakse, et meil on kas mingisugused väga sellised glamuursed figuurid või siis halvad inimesed, halvad poliitikud, eks ju, kuri rahvas selle kõik. Ja kui suhelda inimestega, mina näiteks täna olen väga hästi suhelnud, siis kontrast on täielik sellest meediast väljaspool, on väga
palju häid inimesi, kes ei ole nii peidus nagu Venemaal. Et hinnakem seda. Eestis ei võidutse kurjus. Suurepärane. Aitäh, Ivan Makarov, selle vestluse eest. Aitäh, Mart, kutsumast. Ja see on suurepärane mõte, millega me saame lõpetada, et meil on häid inimesi, märgakem neid, hinnakem neid ja tundkem rõõmu sellest, et nad on meil olemas. Kõike head teile, kohtume.